Otepää vallavolikogu saatis esmaspäeval avalikule väljapanekule Otepää ja Sangaste valla ühinemislepingu. Kuigi täit selgust, kui suureks ja milliseks tulevane Otepää vald kujuneb, veel pole. Otepää on jõudnud nii kaugele, et Sangaste vallaga on ühinemisläbirääkimised sisuliselt lõpusirgel. Leping on valmis, vormistatud ja on see minemas avalikule väljapanekule, kus siis kõigil vallakodanikel on võimalik esitada muudatusettepanekuid, vastuväiteid või midagi muud säärast. Ja peale seda toimub rahvahääletus selle lepingu osas ja siis juba plaanipäraselt detsembrikuuses peaks ühinemisotsus minema volikogusse kinnitamiseks. Kahe omavalitsuse ühinemise aluseks on Sangaste valla kevadine ettepanek, millega kutsuti ühinema lisaks Otepääle ka Palupera, Puka, Rõngu, Urvaste ja Õru vald. Hiljem osales läbirääkimistel ka Kanepi vald, ent tegelikke ühinejaid jäi järele vaid 2. Tänaseks meid on 2,5 võiks öelda, sest Palupera küll tervenisti ühinemas ei ole, aga Paluperas suur osa külasid soovib Otepääle tulla ja nemad on sellise rahvahäält on kuulanud ja on teinud ka Otepääle ettepaneku külade üleandmiseks. Ja alguses veel olid Urvaste ja Kanepi meie laua taga, nemad siis kuskil 6 aega tagasi otsustasid, et nad ei jätka meiega, lähevad oma teed. Ka nendega oli meil hea klapp ja eelduslikult oleksime lootnud, et ka nemad nii-öelda lõpuni laua taga on. Aga mis seal lepingus on, et me oleme peaasjalikult ära kaardistanud olemasoleva olukorra, oleme läbi arutanud, missugused tegevused jäävad, missuguseid tegevusi ei peaks tegema. Tegelikult ega selliseid tegevusi, mida ei peaks enam olema, et selliseid asju ei olegi. Et ikka on nähtud, et nii seltsimajad, noortekeskused, koolimajad, et need kõik peaksid vähemalt samas mahus säilima, oma tegevust jätkama ja selline üldine eesmärk ühinemisel on see, et meie pakutavad teenused kodanikele läheksid kvaliteetsemaks, me oleksime suutlikumad, me ei peaks tegema mingisuguseid raskeid valikuid, ühte kohta teisele eelistama või muud sellist, et kogu see süsteem säiliks sarnaselt, efektiivsemaks ja muutuks veel paremaks. Täit selgust pole praeguseks selles, mis saab Otepää naabritest Urvastest ja Kanepist, keda võib ees oodata sundliitmine. Miks ikkagi naabrid Võrumaalt ja Põlvamaalt Otepääle selja pöörasid? Siin on kindlasti mitu aspekti minu hinnangul mängib rolli. Üks on sellised ajalooliselt välja kujunenud maakonnapiirid, teadupärast siis Kanepi ja Urvaste kuuluvad nii Põlva kui Võrumaale. Ja meie Sangaste ja Paluperaga oleme Valgamaal. Ehk siis selline emotsionaalne aspekt inimestel kindlasti mängis rolli, ehk siis justkui nagu maakonna vahetus tuleks või midagi säärast. Kuigi edasi vaadates see nagu olulist rolli ei mängi, sest teadupärast riigihaldus liigub selles suunas, et maavanemad või maakonnakeskused sellised kaovad ära, et esialgu küll piirid vist jäävad. Aga need on ka ajapikku ära kadumas. Teine oluline aspekt kindlasti oli see, et meie nii Palupera, Sangaste kui ka tegelikult Pukaga on meil läbi aastate olnud ühine häälekandja Otepää Teataja. Me oleme harjunud siin ühises inforuumis olema, me käime sarnastel üritustel, rahvaüritustel. Eks Kanepi rohkem on käinud Põlva maakonna üritustel, Urvaste samamoodi Võru maakonna üritustel ja eks see selline emotsionaalne side siis lõpuks saatuslikuks sai. No kui suur tõenäosus on see, et need vallad ikkagi pärast sundliidetakse Otepääga? On Otepää vald ka selleks nagu mingisuguseid ettevalmistusi teinud või valmis selleks? Me ei ole erilisi ettevalmistusi teinud ja tegelikult me ei ole ka arutanud seda, et see nüüd ei ole meie teha, et see on uuel aastal siis Vabariigi Valitsus teeb seda vastavalt maavanema ettepanekule. Mis siin võib tulla, et meil on siiralt kahju, et Pukat ei ole meil laua taga olnud, et see on olnud tema valik. Tema on olnud ajalooliselt nii meie maakonnas kui ka ühises inforuumis. Otepää Teataja on
sinna levinud, et tema küll peab läbirääkimisi Elvaga, et kuidas see neil õnnestub, et kui nad Elvaga ühinevad, on kõik hästi, et aga kui nad peaksid otsustama, et nad ei ühine kellegagi, siis tõenäoliselt nendel erisust ei teha ja siis nad nii-öelda sundliidetakse. Julgen arvata, et see võib meiega olla, sellepärast et loogiliselt võttes võiks see toimuda maakonnasiseselt ja kuidas inimesed on harjunud siis liikuma. Urvaste jätkas läbirääkimisi Antslaga. Ka nende puhul tegelikult ju 2 peale 5000 inimese piiri täis ei tule. Et kas Vabariigi Valitsus teeb seal mingisuguse erisuse või mitte, et eks see aeg näitab. Ja samamoodi ka Kanepi otsustas jätkata siis Kõlleste ja Valgjärve vallaga ühinemisläbirääkimisi. Ka nende puhul seda 5000 piiri täis ei tule küll, jah, neil jääb hästi vähe jääb puudu, aga et kas Vabariigi Valitsus teeb seal mingisugust erisust või midagi, et kas siis nendega ühildatakse mingi naabervald või kuidas see nagu lõpuks olema saab, see selgub tõenäoliselt jaanuari lõpuks. Aga meie oleme selge suuna võtnud vabatahtliku ühinemise osas, püüame selle ühinemisega välja pigistada siis nii-öelda maksimumi, et tõesti sellest ühinemisest oleks kasu tervele valla kodanikele.